Hiiu tuul kutsus Eesti metsa abiks Hiiumaale ja nagu antud videopildistki võite näha, on põhjust Hiiumaale minemiseks enam kui küll. Antud Mudajõgi on tekitatud metsaväljaveo traktori poolt, mis toimetab RMK majandusmetsas. Jah, te kuulsite õiesti, antud raietegevus toimub riigimetsas. Riigimetsas toimuvad sellised raied ka mandri peal. Põhimõtteliselt on selline raietegevus üle-eestiliselt väga laialdaselt levinud ja see kahjustab looduskeskkonda. Vereesiimi muutus, juurte puru sõitmine, kõik see, aga kuna antud raietegevus näituseks antud juhul toimub mööda kvartali sihti, siis metsandusfirmal on kohustus see siht 1 aasta jooksul korda teha. Hiiu tuule esindaja Inge mõistab, et vaja on lahendusi. Eesti metsa abiks tuli kõnelema metsamajandusest, et kuidas võiks metsamajandust ja ka jahindust paremini organiseerida. Kohalikud hiidlased kõnelesid omakorda linnurahu teemal, et linnurahu peab olema Hiiumaal olemas, ei saa olla lindude masstapmine seaduslik, aga leidus ka neid, kes võtsid julgelt metsakaitsja koha pealt kriitiliselt sõna. Samas oli ka poliitiline debatt, mille eesmärgiks oli arutleda, aga nagu ka vanahärra silmist näha, oli debatt küllaltki tagasihoidlik. Järgmine päev me läksime metsa. Ja metsas me kõnelesime sellest, kuidas Hiiumaa eramaaomanikud võiksid metsa majandada selliselt, et tagajärjed ei oleks katastroofilised. Ja pean tunnistama, et Hiiumaa loodus on küllaltki omalaadne ja antud Hiiumaa kõrb on minu jaoks üsnagi ainulaadne. Hiidlaste nägemus oma saarest on kindlasti vaimustav. Neil on usk oma saare metsarikkusesse ja nad tahavad seda ka hoida. Aga kui Hiiumaal toimuvad ja kaasa arvatud riigimetsa majandamise keskuse metsades toimuvad metsaväljaveod ja metsaraie sellisel kujul, et see ajab judinad selja peale, siis võite isegi aru saada, et Hiiumaa metsade säilimine ja tervislik seisund ei saa olla väga pikka aega hea. Pigem hakkab metsade olukord halvenema ja seda inimese ennekõike raietööde mõjul.